No tšau kõigile. Uus kuu, ilm ilus, linnud laulavad. Tuleb kalale minna. Täna selline case, et lähen hoopis uut lõiku avastama. Olen juba 20+ aastat Tallinnas elanud, aga ei ole kordagi siin Pirita jõe ääres kalal käinud. Kuigi jõgi iseenesest on minust ainult kuskil maksimaalselt kilomeeter 2 kaugusel. Ja mõtlesin, et täna on siis aeg see viga parandada. Taamal paistab teletorn. Näen juba teisi kalamehi ka, aga hakkan siis otsima, kus siin püüda võiks. Vaiksemad ilusad sopid ja vaatame, mis saab. Ja eks kui midagi on, siis tulemustest annan teada. No nii, kuskilt tuleb ju alustada. Enam-vähem mingi koht välja vaadatud. Proovime siit ja siis liigume vaikselt allapoole. Mul on kaasas ka ussiõng. Äkki leiab mõne vaiksema vooluga koha, kus ussi leotada. Jõe iseloom on minule täiesti teadmata. Aga peaksin olema nii haugi, forelli kui ka ahvenat ja muud kala. Et tuleb lihtsalt katsetada, ega muud ei ole. Kõige jamam on see, et mul jäi täna, või mitte jäänud, aga avastasin, et mul on kõik GoPro rakmed ja rihmad on kundas. Nii et praegu GoPro on mul 3 jalaga seljakotti rinna-rihma vahel kuidagi. Vaatame, kas õnnestub üldse midagi videole saada. Pirita jõe miinuseks on muidugi see, et siin võib päris palju rahvast olla. Ühte kalameest juba nägin. Ja eks neid võib siin veel päris palju olla. Siin varem kolades lihtsalt sporti tehes ja jalutades olen paari sellist vaiksemat kohta näinud, kus võiks veel proovida. See privaatsemad sopid, kus annab võib-olla isegi ussiga püüda. Kuni 10. maini on veel aega vimba püüda, aga vimb on vist siin rohkem Suudme lähedal. Seal nad igastahes püüavad seda kindlasti. Ja mis see ülespoole, mis kala siia jõua. Oho, mulle tundus, et praegu keegi ujus järgilandile. Või siis päike vetab. GoPro'le tellisin juba igastahes lisarihmad ära ka ja need jätan kindlalt Tallinnasse, nii pea kui ka rinnarakmed, nii et siis ei pea edasi-tagasi tassima neid. Esialgu on vaikus. Aga noh, see oleks üllatus ka, kui esimese koha pealt kohe mingi kolli kätte saaks. Ei tunne ju jõge ka, kuidas siin põhi on, mis siin üldse toimub. Aga noh, teeme ühe ilusa avastuspäeva täna. Praegu GoPro kõigub siin rihma vahel, ma ei tea, kas üldse jääb midagi vaatamiseks. Nii, liigun edasi ja
eks kui midagi on, siis tulemustest annan teada. No nii, uus koht. Välimuse järgi nagu kõik ideaalsed forellikohad. Aga vaatame. Juba mingid spordipoisid siin käisid ja küsisid, et kas kala on, et plaanivad ka tulla. Sünt ei tea, esimest korda siin. Nii kahju, et rihmad jäid Kundasse kõik. Praegu peab keret alati pöörama, et see potentsiaalne võtt peale jääks. Nii, ja nüüd võib öelda, et oli esimene võtt, aga otsa ei jäänud. Tähendab, et kala siin ikkagi on. Niisugune korralik tonks käis, aga ei tea, kuidas ta seda rabas siis nüüd. Otsa ei jäänud igastahes. GoPro'ga on jah täielik jama, ma üritan ta küll kuidagi siia seljakoti rinnarihma külge sättida, aga vajub ära kogu aeg, nii et täna vist suurt asja videotest ei saa. Äkki kui kala otsa jääb, siis vähemalt mingigi jupi saab filmida. Aga jah, vähemalt võtt oli. Teen siin veel mõned visked ja siis liigun edasi. Otsin veel kohti. Iseenesest see nagu oleks potentsiaalselt forelli saamiseks väga hea koht. Natuke nagu kärestikku ja vaiksemat vett. Aga jah, GoPro'ga läks seekord natukene halvasti. Aga okei, loobin edasi ja eks kui midagi on, siis üritan selle nikerdisega filmida. No nii, esimene kala siis käes, üliväike forell. Teeme kiire vabastuse ja vähemalt on teada, et kala siin on. Okei, laseme kala lahti ja püüame edasi. No nii, hakkame vaikselt lõpetama esimese päeva kohta siin. Natuke aega tagasi sain just ühe forelli umbes 20 senti. Aga kuna kaamerat mul siin rihma vahel ei olnud, siis videosse ei jäänud. Pilti küll tegin, aga ilma rakmeteta on ikka väga raske või paha seda kaamerat kasutada. No vähemalt rahule võib jääda, jões kala on, aga tundub, et väikesed on siin. Aga tasub siis käia siin ikkagi proovimas. Et kui Kundas just ei ole, siis tuleb siia tulla. Natuke veel loobin ja siis aidab tänaseks ka. Ma ei tea küll, kas midagi YouTube'i ka saab üles laetud, sest tegelikult materjali ei ole ja äkki siis mingid väikesed jupid vähemalt. Aga okei, proovime edasi.